Tere hommikust veel kord. Nagu Maris ütles, siis tänane teemade fookus sättis ennast suuresti nagu ise. Et me oleme paar kuud olnud juba päris sellises keerulises olukorras. Mina esitluskeskuse juhina alustasin seda aastat väga entusiastlikult. Kriis hakkas mööda saama, 2 aastat, nüüd tulevad delegatsioonid, uksed lähevad lahti, lennukid lendavad ja nii ei läinud. Ja me hakkasime uut kriisi siis kuidagi pidi enda töökorralduse mõttes taas ümber mõtestama oma tegevusi ja nii edasi. Aga nagu Maris mainis, siis need sõnumid, mida me keskselt oleme kokku pannud, on väga väärtuslik tööriist kõigile meile, kes peavad suhtlema eraettevõtetena või riigiasutustena, väliskolleegidena, et me ei saa musta valgeks rääkida ja öelda, et ärge kartke ja tulge siia, vaid nendes sõnumites on, ma arvan, palju väärt selle kohta, et mida kujundab üldse nagu suhtesse kaitseorganisatsioonidesse kuulumine, mis väärtus sellel on, mis tähendab seda, et me oleme Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et me oleme geopoliitsed kuskil sellistes piirkondades, et lugege need sõnumid läbi ja ma arvan, et te saate endale väga head sellised mõtted kas või igapäevasesse meilivahetusse kaasa, kus te peate võib-olla kedagi veenma selleks, et ärme sanktsioneeri enda koostööd ja ärme sanktsioneeri enda liikumist. Aga lähme paneeli juurde. Raul Rikk. Raul juhib praegu MKM-ist küberosakonda. Me töötasime sinuga põgusalt ka mõnda aega koos ja sa oled peagi liikumas hoopis erasektorisse. Võib-olla sa räägid sellest oma jutu sees ka täpsemalt. Siis Janek Roosov. Janek on olnud Eesti e-riigi teenuste arenduse kas sünni juures päris, aga ütleme, et päris varases lapseeas, ma arvan, sa panid juba oma käed külge ja hakkasid seda teenuste arendust suunama. Ja tänaseks oled sa hoopis liikunud teise IT-majja, Siseministeeriumi IT-majja SMIT, ja seal tegeled väga innovaatiliste projektidega, ma tean, ja me räägime nendest täpsemalt tänase paneeli käigus ka. Ning Tanel on väga huvitava taustaga mees, kes on oma diplomaatilises karjääris olnud väga erinevatel mandritel, väga huvitava kogemusega ja viimased 2 aastat veetsid sa hoopis Etioopias ja Aafrikas. Oli nii. Ja nüüd oled sa Eestis olnud kaua? 4 kuud. 4 kuud. Aga selle 4 kuuga on Tanel võtnud üle Välisministeeriumis küberdiplomaatia osakonna juhtimise. Ja põhimõtteliselt Tanel on see inimene, kes siis esindab Eestit erinevates suurtes organisatsioonides, küberdiplomaatia ja küberkoostöö alal. Nii on. Korrekt? Ja. Nii, aga paar sõnaga kodukorrast, mis seda paneeli puudutab. Nagu Maris ütles, et küsimused on oodatud. Küsimusi me saame küsida siit saalist, meil on mikrofon seal kuskil ja siis auditooriumil, kes meil on virtuaalselt, jõuavad küsimused ka minuni kuidagi. Meil on tund aega. Ja panelistidele on soovitus, et palun sekkuge teineteise vestlusesse, oponeerige või kajage kaasa, kuidas teile parasjagu tundub. Nii et seda põnevam meie tänane vestlus tuleb. Aga sissejuhatus küsimus on mul hoopis selline, et kuna kõik ümberringi on ikkagi veel suhteliselt negatiivne, siis alustaks hoopis positiivselt. Ja küsin iga ühe käest, et mis on teie viimase aja kõige positiivsem digiriigi kogemus? Janek, alustame sinust. Kõige positiivsem. Ma vist registreerisin enda last arsti juurde. Töötas väga hästi selles mõttes, niisugune väga praktiline asi, aga kõik oli vinks-vonks, nii et see oli vist viimane positiivne kogemus. Okay. Raul, mis sul on vastata? Jah, ma mõtlen, et positiivne on tõenäoliselt see, et kõik asjad saavad aetud ja mul ei tule ühtegi probleemi meelde, et mille üle peaks virisema. Aga tegelikult kõige positiivsem kogemus tuleb eelmisest nädalast, kui meil oli visiit Iisraeli. Ja siis vähemalt minul oli ettekujutus, et Iisrael on küberturbe valdkonnas üli tugev ja neil kogu see müügitöö ja ka esitluskeskus ja kõik see asi on ka viimase peal. Ja siis me läksime just majja, mis oli niisugune nagu 40-ndatest, 50-ndatest pärit, tõenäoliselt remonti polnud tehtud ja siis, kui meil hakati niisugust show'd näitama ekraani peale, siis kadus ühendus ära, nii et see inimene näitas lõpuks mingisugusest väiksest arvutist üritas siis kogu seda Iisraeli küberökosüsteemi müüa ja siis tuled siia, vaatad, kuidas kõik töötad nagu kellavärk, kõik on Eesti disaini täis ja siis ma mõtlesin küll, et me oleme tõenäoliselt jõudnud sellest, et me müüme ainult sisu ka sellesse, et me pakendame seda ilusasti ja see moodustabki tegelikult terviku ja ma arvan, et see on nagu hästi positiivne kogemus.
Aga huvitav, vahepeal tunne just, et meid nagu süüdistatakse selles, et müüme just nagu vormi, aga sisu on vähe. Nüüd on vastupidine hoopis tagasiside. See on nii ja naa, et kui sa eks maailmas ringi käid, siis saad aru, et kõikidel on oma kodused probleemid. No, kui sa lähed heasse restorani, köögipool on ka alati teistsugune, mida sa ei näe. Ja ma arvan, et kõigil on sama mure, aga loomulikult seda sisu võiks meil ka rohkem olla. Sinna me tõenäoliselt diskussioonis ka jõuame. Ja mitte sellepärast, et peaks nüüd kuidagi nagu seda sisu ekstra punnitama, aga nii nagu sa ka enne mainisid või Maris mainis, et see ootus Eesti suhtes on lihtsalt niivõrd kõrge. Seda me kõik teame, et me oleme ju, eks ju, ITU küberturbe indeksis 3. kohal pärast, eks ju, Ameerika Ühendriike UK-d, mis on nagu maailma tippude tipp, et pole enam kuhugile minna. Ja selles mõttes meilt nagu tahetakse ja eeldatakse palju rohkem, kui me eks ju suudame anda. Aga see on positiivne probleem, ma ütleks. Sa teed nii palju positiivset juba sissejuhatuks ära, et... Aga Tanel, mis on sinu kogemus digiriigiga, positiivne kogemus? No kõigepealt see, et ITU indeksis me võime, veel on ruumi, et esikohale saada. Ja sinna me ei saa. See on nagu UK ja USA on alati esimesed. By default. By default, seal on muud näited ka, majandusnäited. Aga me oleme Euroopa Liidus esimesed. Taneli digiriigi kogemus ja siis me läheme kohe sisusse, ma luban. Sa ütlesid, et taata peab sekkuma, nii et ei midagi teha. Minu positiivne digiriigi kogemus on väga klassikaline tegelikult. Hiljutine tulude deklareerimine ja kus ma avastasin, et mul oli üks number oli seal ette antud, vormis oli vale. Ja lihtsalt see, et kui sujuvalt tegelikult oli võimalik seda numbrit korrigeerida ja siis keegi mulle ei helistanud, keegi ei kirjutanud, järelikult läks kõik õigesti. Raha oled juba tagasi saanud? Ja. Siis oli korrektne kõik. Väga hea. No suurepärane, aga lähme nüüd sisusse, Raul, ma ei anna sulle rohkem võimalust kannatada seal. Sissejuhatuseks küsingi tegelikult sinu käest seda, et mis on need mõjutajad, kas Eestis või rahvusvaheliselt praegu, mis meie sellist küberpoliitikat ja sellist tegevust valdkonda üldse nagu kõige rohkem kujundavad praegu? Ma arvan, et võib-olla küberturbes on see, et me oleme harjunud mõtlema selliselt, et riigid korraldavad oma küberturvalisust ise ja see on selline riikliku julgeoleku küsimus ja kõik nagu ohjad ja võimalused ja kontroll on meie käes. See, mida me praegult näeme maailmas tervikuna, on see, et teenused muutuvad pilvepõhiseks. Kui sa ostad pilveteenust, seda pakutakse jumal teab kus kohast, sa annad sellega koos ka ära oma küberturvalisuse tagamise. Ehk see sõltub sellest ettevõttest või teenuse pakkujatest ja sellest, kuidas ta on kogu oma küberturbe korraldanud. Et see on üks suur trend, et teenusepõhine teenuse saamine tähendab seda, et siseriiklikult on väga raske seda kuidagi kontrollida. Ja teine asi, mis sellega haakub, on see, et protsessid on liikunud vähemalt Euroopa Liidus riikidest Euroopa Liidu konteksti. Ehk siis Euroopa Liit on küberturvalisuse nüüd viimase 5 aasta jooksul mainstreaminud, mis tähendab seda, et see on tohutu hulk igasuguseid töögruppe. Küberturbes on üle 20, üle 30 isegi. Ja riigid panustavad sinna suurte meeskondadega ja koos selle taustavõimekusega toota sisu. Ja nüüd Eesti challenge on see, et me ei saa teatud asju enam siseriiklikult otsustada, vaid me saame mõjutada nii Eesti kui Euroopa Liidu arengut läbi nende Euroopa Liidu protsesside. Ja ma ütleks, et see on Eestile tohutult suur väljakutse, sest sa pead olema nendes töögruppides kohal, muidu sa ei anna panust ja sa pead panust andma hästi tugevalt tehniliselt ja sisuliselt. Kas see oli sinu motivatsioon ka seda enda MKM-i meeskonda selle võrra nagu kasvatada ja hoida siis seda? No MKM-i meeskonna kasvatamise mõte oli pigem selles, et kui me vaatame meie küberstrateegiaid, mida on tehtud siin ju 4-5 korda, siis ja nendest analüüsidest tuli alati välja, et riigiasutused ikkagi kipuvad toimetama silodes ja niisugust strateegilist koordinatsiooni või vaadet seal peal väga palju ei olnud. Ja seda heideti kogu aeg ette. Ja kuna, kui midagi küberis juhtub, siis esimene minister, kelle tavaliselt otsa vaadatakse, ei ole mitte valdkondlik minister, vaid IT-minister. Et kuidas siis tervisesüsteem ei tööta.
ja siis püüa selgitada, et see on ju tervise sotsiaalministri vastutusala. Aga vaadatakse IT-ministri otsa ja eeldatakse, et MKM-is on siis nagu see tervikpilt, et kuidas nagu küberit Eestis tehakse. Ja sellepärast meil oli vaja sihukest riiklikku küberturbe osakonda, et saada tekitada seda pilti, esitada seda pilti valitsuses, selgitada, kus on probleemkohad, ühesõnaga anda seda strateegilist vaadet siis valitsusele ja riigi juhtkonnale. Et see oli selle asja mõte. Aga mõjutajaid veel, et üks on see Euroopa Liidu koostöö, aga siseriiklikult, mis sa näiteks oskad välja tuua? Siseriiklikult on, ma arvan, see, et see ei tule kellegile absoluutselt üllatusena, et meil on nagu tohutu surve teha kiiret IT-innovatsiooni. Ja väga tihti, eks ju, Eestit võetakse, kui nagu Eesti riiki võetakse nagu mingit eraettevõtet, et IT-minister või IT-asekantsler on nagu võrdsustatud enam-vähem nagu Elon Muski või sellise tüübiga. Ja siis tekib selline tunne, et riik peab kuidagi toimima samamoodi nagu eraettevõte, aga ta ei saa toimida selliselt. Ja see väljakutse ongi võib-olla see, et kui me teeme neid riigi IT-teenuseid, siis kuidas neid teha jätkusuutlikult. Et ma ütleks, et me peaks võib-olla võtma hoopis teise lähenemise, et mitte me ei arvesta Eesti IT-edu läbi selle, kui palju me uusi IT-teenuseid turule paiskame. Vaid pigem läbi selle, et kui vähe meil neid on, kui vähe meil on üldse vaja ja kui palju töötab taustal ära niimoodi, et meil ei ole vaja keerukust liiga palju juurde tekitada. Eesti oma rahvaarvuga ei suuda lihtsalt seda keerukust ära hallata, nii et me peame liikuma teatud mõttes lihtsustamise ja vähem IT poole. Less is more, see kuulus lause, eks ju, ma arvan, et see tulevikus töötab väga hästi ja kuidas seda saavutada, nii et meil on kõik teenused olemas, kõik on süngitud, IT tehakse täpselt nii palju, kui on vaja. Ma arvan, et see on nagu selline challenge lähiaastatel. Väga hea, ma tahtsin Tanelile sõna anda, aga tegelikult annan hoopis Janekile, sellepärast, et see diskussioon suundus täpselt sellesse kohta, kus ma küsin Janek sinu käest, et kuule, sa oled nagu Eesti e-riigi südames praegu seal SMIT-is, on ju. Et mida sa siis näed? See Raul ütleb, et vähem teenuseid ja less is more ja sina tahad innoveerida ja veel uusi lahendusi välja tuua. Ei, ma arvan, et seal peab olema mingisugune bilanss, eks, et kui me räägime küberturvalisusest, siis meie räägime siseturvalisusest, eks, mis on nagu laiem vaade ja meie jaoks kriis käib 2 aastat juba, mitte 2 kuud, alates sellest COVIDist, eks ju. No meil on 3. aasta. No jah, just. Ja tegelikult, kui me vaatame nüüd sellest, kui hästi või halvasti me saime hakkama Eesti sisemiselt, mina ütlen hästi. Politsei toimis, staabid töötasid, piirid sai kinni panna, lahti tehta, et mõtled, et see on kõik füüsiline, aga tegelikult taga seal on tohutu IT-värk, et see nii-öelda toimiks laitmatult ükskõik, mis Eesti nii-öelda lokatsiooni kohal, eks ju. Ja ma arvan, et see on nagu 5+ nüüd tõesti, kus tuleb pingutada, on just need samad, ütleme siis lõpptarbijale suunatud teenused, eks ju, ütleme niiviisi, et ütlen ausalt, nii-öelda turvalisuse valdkond on ikka väga paberikeskne veel tööprotsesside mõistes. Aga see mingid suhtarvusid oskad võib-olla mõne teise valdkonnaga võrreldes tuua ka, kuna see varasemast ilmselgelt on see pilt su väga hästi ees, on ju. Me ei öelda, et siseturvalisus on maha jäänud selles, võib-olla seal on ka väga mõistlikke põhjusi, miks see siiamaani niimoodi on olnud. Aga ma ütlen seda, et kunagi töötades MKM-is, kui me võtsime välja puhtalt, kui palju nagu dokumente menetletakse, siis ükskõik missugused, siis see maht oli kõige suurem siseturvalise valdkonnas. Ma nagu numbrites praegu ütle, aga jah, seda niinimetatud pabermajandust on palju, aga samas tõesti liigume ka selle niinimetatud digitaliseerimise suunas, teeme ka mõnusaid ja ägedaid asju, aga mitte sellepärast, et lihtsalt oleks mõnus, vaid tegelikult, et seesama politseinik saaks turvaliselt tööd teha, eks, et tal jookseks info kokku, ta teaks, kuhu ta läheb. Et selles mõttes, ütleme, kõik see info voog taustal on tegelikult tohutu pingutus ja töö. Ja kui me liigume nüüd siin oli pilvest räägitud, siis jah, me oleme võib-olla kõige konservatiivsem valdkond, eks, et me pigem teeme kõik nii-öelda on-premis enda lahenduste peale, pigem pilve suunas vaatame natukene skeptiliselt ja tegelikult siin on jällegi omad turvakaalutlused, et ja mina nagu kutsuks üles sellist diskussiooni, et me täna nagu justkui üritame selle sama, ma ei tea, pilvemäärusega, mis siin eile oli ka diskussioon, eks justkui lahendada seda päris probleemi, aga see päris probleem ei kao kuhugi, et pigem võiks nagu kokku leppida, et mis meil on pilves, mis ei ole. Et ärme keeruta üle selle. See pilvevaldkond on pikk ja keeruline sellest, et eraldi paneeli teha. Jätame need ägedad lahendused diskussiooni teise poolde. Aga toome tagasi selle kriisi aja peale, et mis sa arvad, mis need edutegurid olid, et hästi hakkama saite siseturvalisuse valdkonnas? No selles mõttes, et siseturvalisuse valdkonnas ikkagi harjutatakse kriise ja mängitakse asju läbi ja see on tegelikult üks
üks väga suur edutegur, et me päriselt oleme valmis. Et kui midagi juhtub, vaja püsti panna, teenused jooksma, siis see nii ka juhtub. Et see meie jaoks on tavaline töö, ütleme nii. Aeg-ajalt ikkagi meediast me loeme mingit kriitikat, et me ei olnud selleks valmis ja selleks olid valmis, siis tegelikult see ei vasta tõele väga. No, ütleme niiviisi, kui me jälle meedias ju on niisugune laiem pilt, et võib-olla jah, Eestis nüüd tervikuna tõesti, meil on siin vajakajäämisi, seal vajakajäämisi, aga on asju, mis töötavad väga hästi laitmatult, et selles mõttes meenutades ka seda COVID-kriisi või käesolevat situatsiooni, meie Eesti riik püsib, toimib, sõnumid on selged, ma arvan, et selles osas me oleme ikkagi päris head tööd teinud. Ma hüppaks korra ka siia vahele, vaata see, kui me räägime riskide haldusest, siis kõigeks ei saa kogu aeg valmis olla. Et ega me küberis ka ju tegelikult ei taha seda, et me oleks kõikideks asjadeks, kõikideks intsidentideks kogu aeg valmis, vaid pigem vastupidi, et sa nagu võtad lähtekoha, et kui intsident juhtub, sa pead kiirelt ära manageerima. Ma kujutan ette, et kui mingil päev on nii-öelda jutumärkides tulnukate rünnak, siis ajakirjandus kirjutab, et kuidas Eesti riik ja Siseministeerium ei olnud tulnukate rünnakuks valmis. Kuidas nii saab, et meil on ikka riik jumala mäda. Et niimoodi lihtsalt me ei saa nagu seda raha ja ressurssi tuulde loopida, aga see, et meil on teatud kriitilistes kohtades valmidus kiirem nii-öelda arsti abi anda. Et tulles küberturbe valdkonda, siis seda võimekust peab kindlasti ka parandama. Lähme nüüd rahvusvahelisemaks ka, Tanel. Mis meil on peamised küberambitsioonid rahvusvahelised? No minu ülesanne on jah vaadata pigem juba sellist globaalset pilti. Et kuidas me tagame selle, et maailmas riigid käituvad vastutustundlikumalt. Et juba mõned aastad tagasi ÜRO raames on heaks kiidetud 11 käitumisnormi ja me nüüd siis üritame ka promoda seda, et riigid käituksid vastavalt. No a la, et kriitilist taristut ei ründa, vahetatakse infot haavatavuste kohta, antakse abi, kui küsitakse ja nii edasi. Aga häda on selles, et need normid on ka vabatahtlikud. Rahvusvahelisel tasandil ei saa kokku leppida midagi käsukorras ja nii karmilt. Ja ega me seda väga ei taha ka. Sellepärast, et meil on ka partnerid, kes tahaksid omapoolseid norme välja pakkuda, nagu Venemaa, Hiina, Iraanist, Põhja-Koreast rääkimata. Ja siin kõik on selline kompromissimäng. Et meie rolli siin ongi see, et vaadata, mis on meile enam-vähem sobiv kompromiss. Räägime Euroopa Liidu liitlastega, räägime laiemalt liitlaste grupiga läbi ja siis läheme ühise rindega ka globaalsele areenil välja. Mida me kindlasti tahame nüüd teha ja kus on meie üks suur väljakutse, on see, et kui me võtame, et meil on samameelsed riigid ja meil on siis Venemaa, Hiina ja nende väiksed satelliidid, seal vahepeal on terve suur hulk riike, kes nagu väga ei mõtle selliste küsimuste peale. Miks see nii on? Kas nende nagu sükene arengutased, või räägime digitaliseerimisest, mis toob kaasa ka selle küberturbele tähelepanu pööramise, ei ole siis seal maal või see veel on väga sükene? See ei ole või pole korralikku kriisi olnud selleks, et mõtlema hakata? Neil on nii palju suuremaid probleeme, mille peale mõelda, aga meie jaoks, kelle jaoks on küber nii oluline, on vaja suurendada seda koalitsiooni riikide seas, et kes oleksid samameelsed. Aga mis me teeme selleks? No see on erinevaid asju. Me oleme praegu mõtlemas väga tõsiselt sellele, et kui me teeme mingid arengukoostööprojekte ja just küberi vallas, või paneme digi ja küberi kokku, siis kuidas me saame lõpuks seda meie abi niimoodi ära kasutada ka poliitilisel maastikul, et näidata, et vot, me teeme suurt asja teie juures, aga vaadake, meie teeme neid asju nende väärtuste järgi. Ja kui te tahate neid meie lahendusi lõpuks kasutada, siis te peate ka mingeid väärtusi järgima. Et see poliitika ja mingi projektide vahel seda seost luua, see on üks variante, kuidas seda teha. Okei. Toome nüüd korraks Ukrainaga sisse, et ma tean sinuga taustavestlustes, et sa oled rääkinud, Ukraina väga hästi hakkama saanud. Räägi, mis nagu meie see Ukraina ja küberkoostöö seis praegu on? No see läheb siin juba Rauli haldusalasse ka, et see, kuidas Riia teeb ka igapäevast koostööd oma Ukraina
kolleegidega. Aga ma mõtlen siin, kuna see on ikkagi kõneisikutele mõeldud ka, et üks selline soundbite, mida mina pidevalt praegu kasutan, on see, et pommilehtel on hetkel palju tõhusama psühholoogilise mõjuga kui abstraktse e-teenuse mahavõtmine. Ehk siis praegu selles sõjas, mida Venemaa teeb, on ka puhtalt füüsiliselt taristu hävitamine. Ja küsimus on inimeludes ja väga õigustatult. Teine selline mõte, mis mul on kogu aeg peas vasardanud, on see, et kui me vaatame seda pilti, mis toimub, ja kui me korraks eemaldaksime kogu selle kineetilise busside kahuritega laskmise ja inimeste tapmise ja vaatame, mis tegelikult küberruumis on toimunud, siis me räägiksime ka totaalsest kübersõjast. Aga lihtsalt see inimelude küsimus kaalub selle üle hetkel. Ja ma ütlen veel kord väga õigustatult. See paistab paremini silma. Ei, küsimus on inimeludes. Me ei räägi siin e-teenustest, vaid inimeludest. Tahate kuidagi oma kommenteerida? Mul kuidagi see sama mõte, et praegult, eks ju, kui inimesed tänaval surevad, siis ilmselgelt, eks ju, küberrünnakutest keegi ei räägi. Nagu arusaadav. Aga teisest küljest, kui vaadata neid sõjalisi operatsioone, siis kuna mul on endal ka riigikaitseline taust ja Ameerika Ühendriikides õppinud, siis seal räägiti kogu aeg sellest, et kui ameeriklased suuri sõjalisi operatsioone korraldavad, siis tavaliselt tulevad jalaväelased, ütlevad, et nad kõigepealt lähevad nemad, eks ju, ja siis teevad selle kuidagi asja seal eelsalgana, ütleme, annavad luureinfot ja kõike, mis vajalik on, et suur nii-öelda sõjaline jõud peale tuleks, siis nad saavad aru, et nad ei saa seda teha ennem, kui lähevad luurajad ja luurajad ei saa ennem minna, kui on side olemas. Kogu see IKT taristu, eks ju, et nad saaks üldse kommunikeerida seda, mida nad seal koha peal näevad. Ja siis jõuavad nad ikka sinnani, et kõigepealt peavad nad tagama lisaks, eks ju, õhu ülekaalule ka informatsioonilise ülekaalu selles piirkonnas. Ja see nüüd toob mängu, eks ju, kogu selle IT ja küberpoole, et kui me vaatame ka Ukrainat, siis võiks öelda, et ilma selle IKT toimimiseta ei saaks, eks ju, ukrainlased normaalselt sõda pidada. Nad ei saaks saata sealt piirkonnast ühtegi SMS-i, ühtegi telepilti, ühtegi fotot. See ei toimiks neil. Et kui me vaatame, kui palju, eks ju, Ukraina tegelikult konsolideerib ja mobiliseerib lääne maailma läbi kommunikatsiooni, siis see on nagu A ja O. See ei saa ilma selleta sõda pidada. Ja teine asi, mis on tausta või natuke varju jäänud, et Venemaa on üritanud ju tegelikult ka kogu aeg Ukraina taristut maha tõmmata, aga ukrainlased on alates juba Krimmi annekteerimisest pannud hästi palju rõhkule sellele, et riiklikud struktuurid on toetanud ka sidesüsteemide toimimist. Ja nüüd alles hiljuti ju, eks ühe rünnaku kaudu Venemaa oli võimeline tegelikult suurema osa IKT taristust maha võtma või rivist välja lööma, aga ukrainlased suutsid selle taastada, et nad panevad tohutult palju energiat sinna. Aga see on jah, kui inimesed surevad, see on kõik tagaplaanid, paraku. Siin ongi jah see, et peame tunnustama seda, kui hästi tegelikult ukrainlased hakkama saanud. Minu kommentaar või see sissejuhatus sellest teemast oli ka, et nad on hästi selles kontekstis. Ma pidasin küskuda küberit ja seda tehnilist taustamist, mis neil seal riigis ikkagi üles ehtatud on. Et lisaks sellele, et kui hästi on ukrainlased kasutanud sotsiaalmeediat või kommunikatsioonivahendeid oma sõja näitlikustamiseks ja see on hämmastav. Kogu see PR pool on kommunikatsioon on fantastiline. Okay. Aga tõesti, selle aluseks on see, et sul on mingisugune taristu seal all toimimus. Ja, mis püsti on. Tuleme tagasi hügieeni juurde küberis, sest see on hästi oluline märksõna ja võib-olla niisugune baastase. Kui me võtame julgeolekukriis ja küberhügieen, et kas me peame sellest rääkima, kelle puhul me peame sellest rääkima, et mis teie mõtted selles osas on? Jah, et ma arvan, et küberhügieen on oluline asi, aga me peaks võib-olla nagu ühiskonnana ka natukene liikuma sellest tavakasutaja hügieenifaktorist rohkem organisatsioonide küberhügieni juurde. Et tänapäeva küberis on ikkagi väga vähe, mida üksik isik ise saab ära teha.
noh, eks ju, tavaliselt tuuakse näiteks, et ära kliki igal pool, aga noh, kuna kogu interneti loogika on üles ehitatud klikkimisele, noh, kuidas sa ei kliki, eks ju, et sa ei tea, mis see taga võib olla. Ehk kui keegi fookusesse võetakse, küll siis sisse saadakse. Ehk siis need turbemeetmed peavad olema vähemalt organisatsiooni tasandil rakendatud või siis riiklikult, noh, nagu meil on, eks ju, elektrooniline identiteet ja XD ja kõik need muud, eks ju, üldiselt kasutatavad süsteemid, aga ka see organisatsiooni tase, et tehtaks õigeid asju, rakendatakse õigeid meetmeid, see on hästi-hästi oluline. Ja ma arvan, et see hügieeni tase praeguse konflikti valguses on oluliselt tõusnud. Küberrünnakud muutusid juba ennem Ukraina sõda väga, ütleme, tihedaks, rahvusvaheliselt ja väga suurega mõjuga operatsioonideks. Nii et tegelikult see vajadus tõsta hügieeni taset on palju kõrgem. Seda võiks võrrelda niimoodi, et kui enne me rääkisime, et on vaja käsi pesta, ennem eks ju söömist, siis COVID ajal me rääkisime sellest, et on vaja vaktsineerida ja maski kanda. Siis küberis on praegu sama lugu, et kätte pesemine enam ei aita. Et me peame selle organisatsioonide taseme palju paremaks viima ja ka erasektoris, eks ju, sest muidu varem või hiljem mingi mõjutus sulle tuleb ja intsidendi haldamine on alati kordades kallim kui, eks ju, selle ennetamine. Nii et see on üldiselt see olukord. Kas sa SMIT-i näitel oskad seda teemat kommenteerida, mida teie organisatsioonina väga kriitilise tähtsusega organisatsioonil olete selleks ära teinud? Või teistmoodi praegu tegema hakanud näiteks? No selles mõttes jah, ma toetan siin seda mõtet, et tõesti see rünne kindlasti läheb vastu isiksust, eks ju, aga tegelikult organisatsioon saab väga palju asju ära teha. Kas ise ära piirata teatud asju, puht faktiliselt, eks ju, need samad veebilehed, meilid, ma ei tea, makrod, ütleme, see on kõik sisemine töö. Pilveteema, eks ju, see on ka ründevektor, eks ju, et siin tuleb lihtsalt väga tõsiselt otsa vaadata, et kuidas me toimime just nagu selle protsess loogika mõistes ja siis vaadata, et kui palju nüüd tänu sellele, et me seda tegelikult digitaliseerime, tekitame seda tegelikult küberründe ohtu juurde endal kogu aeg. Et see on nagu see tegelikult arusaama asjast ja kui ma hakkasin sellest pabermaailmast rääkima, siis ütleme ka teatud protsessides paber on väga hea meede küberrünnaku vastu, eks. Naljana pooleks, aga tegelikult. Nagu back to paper või? Mitte back to paper, aga tegelikult on ka plaan, kui ei tööta. Et kui me siin küsime saalis, et mida te teete, kui teil ei ole 2 kuud internetti, kuidas see töö käib teil? Et kas nii on keegi mõeldud? Võta väikse pausi selleks mõtlemiseks, see on päris hirmus. See on juba vana teada ütlus, eks, et mida rohkem paberit, seda puhta on tagumik. Täpselt nii, aga ma tahan sinna jõuda, et tegelikult on ka, ütleme, nii nimetatud need back-upimised läbi mõelnud ka siis, kui teatud hulk aega meil ei ole näiteks elektrit, eks ju, meil ei ole side ja nii edasi ja tegelikult seesama Ukraina näide, eks ju, tegelikult ega nad olid ka selleks valmis, kasutades niisugust hajust infrastruktuuri ühtepidi ja teistpidi, nagu meie just, et nad on meid palju õppinud küber ja IT vallas, aga tegelikult ka see, et see valmis olek just organisatoorselt, et võib juhtuda ja me teame, mida me teeme, et see on kindlasti üks meede. Mõeldes veel sellele, et täna on nagu kõneisikute koolitus, eks ju, nad peavad rääkima, et siis sa julged tegelikult käsi südamel öelda, et me oleme nagu need asjad läbi mõelnud, meil on kriisiplaanid, meil on harjutused ja kõik see pool nii nagu riigi tasandil kui ka siis organisatsioonide siseselt ka, et me tegeleme sellega. Absoluutselt. Kindlasti see tase on erinev. Küsitakse, mis on meie nagu tugevused see resiliency poole, kuidas me selgitame seda, ja siis üks on kindlasti see. Üks ongi see, et me mõtlemegi läbi, kuidas me toimime siis, kui midagi hakkab untsu minema, ütleme. Ma arvan, et see on kindlasti sisejulgeoleku valdkonnas niimoodi, aga kui vaadata üldist pilti, siis ma arvan, et nii roosiline ei ole, aga seda muidugi teistele ütlema pole vaja hakata. Aga seda ärge kuulake siis praegu. Ei, et ma arvan, et meie nagu see tugevus, mis tagab ka, eks ju, selle üldise toimimise on ikka need samad klassikalised asjad, et küberis me võime räägime sellest vähem, aga elektrooniline identiteet, kogu see ökosüsteem. Hajus, arhitektuur. XD, hajus või mitte, eks ju, et see on nagu omaette asi, aga kuidas me neid baasasju teeme, ma arvan, et seda võib täiesti ilma südametunnistuse piinadeta müüa. Aga tulles, eks ju, su esimese küsimuse juurde tagasi, et kui sa küsid, et mis on need suured muutused maailmas, siis on see probleem, et kui riigid kasutavad ka pilveteenuseid, selle teenuse osutaja poolt pakutud, eks ju, platvormidel tehnoloogiaga, siis sinna me väga palju oma neid klassikaliseid ökosüsteemi lahendusi sisse viia ei saa. Et see on nagu see, et see muutus toimub vaata teises suunas, meie loogikast natukene eemale. Et see on see võib-olla keerukas koht. Ja võib-olla kõneisikutele ka, et see sama Ukraina situatsioon, et Eesti on tegelikult ainuke riik, kes päriselt täpselt teab, kui palju siia tuli inimesi ja kui palju ära läks.
just tänu sellele, et meil on süsteem, eks ju, seesama nii-öelda isikute nii-öelda registreerimine või isiku koodistamine, nimetame seda niiviisi, et seda mitte kuskil mujal ei ole. Et selles mõttes on ka üks niisugune väga-väga tugev samm, mis on tegelikult kunagi ära tehtud, see otsus tehtud, et meil on digitaalne nimi, millega me kõike seome, eks ju, läbi turvameetmete. Tanel tahtis kommenteerida. Ja ma tahtsin õppuste teemat korra kommenteerida. No selline ABC tasemel info muidugi, et küberil ei ole piire. Ehk siis kui me räägime mingitest suurematest küberrünnakutest, siis see spillover võimalus on ju meeletu. Ja üldiselt me räägimegi nagu kas regionaalsest või globaalsest kontekstist, et kuidas me siis tegeleme nende asjadega. Ja siin lisaks siseriiklikele õppustele on nagu ülioluline see, et me teeme ka rahvusvaheliselt õppuseid. Et üks pool on see, et tõesti me võtame erinevad riigid kokku ja harjutame läbi, et kuidas me käitume. Aga teine pool, kus ka nagu Eesti on natukene suunda juba näidanud, on see, et kuidas me viime need teemad ka poliitilisel tasemele. Nii, et meie need otsustajad, poliitilised bossid, ministrid ka aduksid, milles asi on. Ja kuidas me näitame seda, et kui mingi küberrünnak toimub, kuidas see viib lõpuks poliitiliste otsusteni ka kollektiivselt? No ajaloost me teame, et selleks ongi ühte korralikku kriisi vaja, et siis on nagu poliitiline selline juhtkond võtab ennast kokku ja pingutab selle nimel. Ja ka see ühtse teadmise tekitamine Euroopa Liidu raames või NATO raames, see ei tule niisama. Seda tuleb läbi harjutada ja muuta see nagu tavapäraseks teemaks. See on väga hea teema, sellepärast, et meil on praegu käimas õppused Eestis, suur rahvusvaheline küberkonverents on tulemas juuni alguses, eks ju. Kas me tegelikult võime ka sellise sõnumi täna välja öelda, et me oleme kujunenud sellisteks õppuse ja sellise know-how ja väljaõppe riigiks ka, mis puudutab nagu küberharjutusi ja kogu sellist koostöö nagu läbimängimist? Kohati küll. Ma arvan, me oleme väga palju initsiatiive ellu viinud. Ja üks, millega ma ise olin seotud, oli ka meil eesistumise ajal 2017 kaitseministritele küberõppuse tegemine, mis oli esmakordne ja nüüd üritati ka välisministritele õppust teha, aga no siis tuli Ukraina teema vahele ja see ei kukkunud väga hästi välja. Jah, aga me oleme justkui suunamudija siin. Aga meil on kohati häda, on ressursipuudus. Mis see ressursipuudus endast kujutab täpsemalt? Ka puhtalt raha. See ei ole odav lõbu, mida teha. Me teeme väga palju, aga ka teised riigid teevad väga palju ja on väga jõudsalt investeerimas oma küberjulgeolekusse. Meil on vaja teha siin väga tarku valikuid, et kuidas me jääme silma ja kuidas me jääme mingisuguse cutting edge'iga silma seal. Siin ma võib-olla tookski veel selle mõtte, et me oleme kuidagi varasematel aegadel rääkinud, et justkui see IT on niisugune odav ja kokkuhoidev, eks ju. Tegelikult tuleks lõpetada see jutt ära, et see on kallis ja see peab mingit uut väärtust looma. Et just nagu väärtuskeeles rääkida, et jah, me investeerime sinna tohutu raha, aga meie, ma ei tea, elujärg, kaitstus kasvab ka tohutult. Et me ei vaata seda miinuspoolt, sest miinus lõpeb ükskord otsa. Väärtused lõpetuseni tekitada. Et seda pidi nagu sõnumid tihti peale tulevad, kui ma tea, ka mingisugused erinevad delegatsioonid käivad, et okei, kuidas te siin kokku hoidsid? No ei hoidnud me kokku, eks. Enam ei hoia. See on kogu aeg kallimaks läinud, eks. Ja ongi okei, aga me peame aru saama, et mida me lisaks sellest saame. Siin eraldi teema on ka see, et kui odavalt me teadmist müüme, eks ju. Et mõnikord mõtlen kas või nende delegatsioonide peale, kes siin käivad puhtalt ärilisel eesmärgil enda siis konsultatsiooni äri nagu parendamise eesmärgil tulevad koolituma. Me teeme teile tasuta nagu programme siin, aga nemad lähevad küsivad sellest päris kõrget tunnihinda pärast. See on üks asi, mis ma tahaks öelda, et me vaatasime Iisraelist ka seda, et nad on tegelikult, eks ju, küberis on nad väga head, aga digiriigi arengu osas nad kopeerivad tegelikult üks ühele Eestit. Kõik need samad mudelid, eks ju, EID, XD, nimetavad teiste nimedega ja järjest lähevad edasi. Ja nad on, eks ju, kogu selle teabe saanud kätte nii sama, et me peaks tõenäoliselt tooma seda muutust ka sisse, et me nagu riiklikult räägime võib-olla natukene ja siis lükkame selle protsessi kohe eraettevõtlusesse. Las ettevõtte toimetab, eks ju, toob konsultatsiooni kaudu selle ressursi nagu koju, sest kui me riiklikult, eks ju, kas riigiasutuste
või ükskõik mis formaadis, anname selle teabe lihtsalt käest ära. No see on nagu kulla hinnaga teave, et seda pole mõtet nagu niisama, eks ju, müüa. Teine asi, mis ma tahtsin öelda, et Tanel mainis õppusi, et õppused on teine asi kogu selle EID ja XD ja sihukeste asjade kõrval, mida me võime täiesti rahulikult müüa. Meil on väga head ettevõtted, eks ju, Cyberxer, Rainsforce, mitmed teised teevad väga head asja väga heal tasemel. Ja see loogika on ju, eks ju, selles jällegi, et kui minu arust Tanel Tammet tõi kunagi sihukese näite, et kui digiökosüsteem on hästi keeruline, siis ta on nagu inimorganism. Et sa ei saa teda kogu aeg tervena hoida. Noh, vahel pead ikka hambaarsti minema. Või vahel, eks ju, murad jala ära, pead minema haiglasse. Et õppused on just selles kontekstis olulised, et mis teha siis, kui juhtub midagi sellist, kus sa, eks ju, selle intsidendiga ei ole suutnud ära hoida. Ja siis õppused just nagu toodavad seda eesmärki, et sa tead, et sa saad aru, kas sul on need küberhaiglad olemas või ei ole, kas sul on esmaabi, meditsiin, kiirabi ja nii edasi või ei ole. Aga jah, ühesõnaga 2 valdkonda, ma lihtsalt panen südamele. Kogu see EID teema, millega siin Raul, eks ju, tegeleb Raul Valteri firma kaudu, siis need küberõppused ja paljud muud asjad, neid võib täitsa rahulikult müüa. Business case. Ja need on kohe niimoodi, et ei ole vaja üldse muretseda. Paljudes muudes asjades peaks, ütleme niimoodi, et üle võib natuke müüa, aga päris umbluud pole mõtet ajada, sest pärast, kui nad tulevad, eks ju, täpsemaid küsimusi esitama, siis teda tuleb välja niikuinii. Jah, see tuleb välja niikuinii. Tahan siia lisada selle aspekti, et ma küll viitsin ka ressursi puudusele või see, et me peame kogu aeg juurde küsima midagi. Aga teiselt poolt ka alternatiivne lahendus on see, et mis ma praegu näen rahvusvaheliselt, et tegelikult on raha üsna palju. Lihtsalt tuleb suhelda oma lähemate partneritega, käia neile välja häid ideid. Sest kui me vaatame näiteks Ukraina suunal, siis kõik tahaksid midagi teha, neil jääb julgusest natukene puudu ja neil ei ole ka ideid. Ja seal tulemegi meie mängu sellega, et meie pakume ideid, paneme mingisuguse raamistiku paika, teeme nüüd. Ja väga lihtne raha saada tegelikult. Et noh, ka sellist julgust peame rohkem välja näitama. Ma jätkaks selle mõttega, et tõde tuleb välja ja räägiks nüüd omistamisest. Ja Tanel, selgitame võib-olla kuulajatele ka, mida me selle omistamisel silmas peame, kui me räägime küberrünnakutest ja kus Eesti näiteks praegu selles teemas on ja kuidas see rahvusvaheliselt võib-olla üldse toimib või ei toimi? Nii. Ma alustasin oma jutajamist enne riikide vastutustundlikust käitumisest. Ehk siis üks asi on see, kuidas me tahaksime, et riigid käituksid ja teine asi on see, et kui nad tõesti ei käitu nii, nagu on vaja, et siis või meile kahjulikult, siis me saame ka seda välja tuua. Ja seal tuleb see omistamine sisse, ehk kui mõni riik paneb toime pahatahtliku küberründe, kas meie vastu või kellegi teise vastu, siis meil on seeriatlikult olemas eraldi kord selleks, et kuidas me siis omistame, kuidas me näpuga näitame. Ja seda protsessi juhib Välisministeerium koos erinevate asutustega. Ja üldjuhul omistamist me teeme ikkagi olemasoleva info põhjalt. Kui meil on info olemas, et mingisugune rünnak on toimunud, meil on ka detailsemat infot, me võime teha ise omistamise avalduse. Lihtsalt öelda, et me teame, et päris täpselt kindlasti. See riik nüüd ründas, jah, päris täpselt kindlasti. Võib-olla. Suure tõenäosusega. Siis me saame teha kas ministri poolt avalduse, kui on meie vastu suunatud rünnak, siis see läheb juba valitsuse tasandile. Aga kellele see avaldus läheb või kuidas te teavitate sellest? Viimane teavitus oli meil Twitteris. See on ometigi tänapäevane selline... Et minister säutsub, et me arvame, et tema on süüdi. Ja lõpuks see viib ikka selleni, et meie eesmärk on, et kui me teeme igasuguseid omistamise avaldusi, et me teeksime kollektiivselt. Sest sellel on palju suurem mõju. Ja eelkõige tänasel päeval just Euroopa Liidu raames. Sest Euroopa Liidul on see hoob, millega hakata sanktsioone määrama.
et kui on ikka midagi väga hullu toime pandud, siis sellele peab järgnema ka mingi väga konkreetne tegevus. Too mõned näited ka nendest võimalikest sanktsioonidest või juba nagu määratud sanktsioonidest mõnedele riikidele? No ma arvan, et Venemaalt igasugu GRU-juhid on ammu juba kusagil mustas nimekirjas. Hiina teatud üksuste vastu on sanktsioonid määratud. Neid case on juba kogunenud üsna palju. Aga üks asi, mis siin veel on see, et tihtipeale on võib-olla see vajalik tehniline info hoopis meie partneritele, siis me peame tegema justkui poliitilise omistamise. Ja siin on ka meil endal ja ka teistel on vaja, eelkõige teistel, on vaja natuke rohkem julgust. Et kui on see tore ingliskeelne väljend, et if it walks like a duck, if it swims like a duck, if it quacks like a duck, it's probably a Russian duck. Et me ütleksime välja, et kui me teame, et venelaste nagu tegutsemisviisis või agressiooni tegutsemises, et sõjalisele rünnakule kaasneb alati ka mingisugune küberelement ühel teisel moel ja me näeme, et just sellesse mustrisse see paigutub. Et me julgeksime seda ka välja öelda. See hirm pigem on siis selles, et äkki nad ründavad veel rohkem või? Mis selle hirmu nagu taga? Ei ole tõendeid. Küberiga ongi see, miks me räägime, et suure tõenäosusega. Et mingisugune protsent sealt võib olla see, et on ära kasutatud näiteks Venemaa mingi taristut, et rünnakut ellu. Näiliselt tehakse nagu selle. Aga me ju kõik teame, mis see modus operandi lõpuks on. Ma korraks teen nüüd pausi ja küsin Marise käest, kas meil on tulnud online'i küsimusi või äkki saalist inimestel tegin vahepeal selle huvitava mõttevahetuse kohta mõni kommentaar või küsimus? Väga hea, siis küsige. Ja siin on üks küsimus. Ma annan mikrofoni. Tutvustage ka ennast, kes te olete ja siis mis küsimus. Tere, Eero Loonurm, Haridus- ja Noorteamet. Mu küsimus on natuke see, et mul jäi kõrvu helisema selline lause, et Eestis on hajus infrastruktuur. Natuke täpsustage täpsemalt, et kuidas see nagu meile plussiks on olnud ja kuidas see välja näeb või mis kontekstis meil on hajus infrastruktuur? No õnneks meil ei ole ühte suurt andmekeskust, kus me kõik oma asju nagu hoiame, eks ju, et tegelikult on meil suht vabadus veel hajuselt toimetada ja pigem infovahetus on meil siis üles ehitatud X-te kaudu, eks, et me ei korja enda alla kõhtu, ma ei tea, andmeid, mis juba kuskil on olemas. Et see on nagu selle hajususe võib-olla niisugune kõige üldisem vaade. Nüüd, kus on dilemma riigis, eks ju, et võtame selle sama, et riik peaks justkui konsolideerima nüüd, eks ju, meil on ka plaanid, eks ju, tekitada RIT. On olemas juba. On olemas juba, eks ju, aga ikkagi me toimetame hajuselt, ütleme niiviisi, suurematel majadel on enda andmekeskused täitsa olemas, eks ju, infot vahetatakse. See RIT on pigem nagu teenuse mõttes ju konsolideerumine, mitte nagu ta on selle siis päris IT mõistes konsolideerimine, kus ongi infra ja siis arvutid, ma ei tea, töökoha vaade vahet nimetame. Nüüd küsimus ongi selles, et kuidas me edasi liigume, et kas me teeme mingisuguse füüsilise koha, kuhu me kõik kokku paneme või pigem me hajuselt ikkagi juhime seda, mida me oleme üles ehitatud läbi siis ühtsete standardite kokkulepete. Et need on need dilemmad minu jaoks, mis on tegelikult täna veel päris lõpuni, ma ei tea, ausalt läbi arutamata, aga me kindlasti peaks seda tegema. See on muidugi lõppematu diskussioon, et kas hajus on hea või mitte. Kas omada, ma ei tea, 50 Trabanti või siis ühte, eks ju, Mercedest, et see on nagu nii ja naa. Et kuidas teha neid asju, eks ju. Või talukompleksi väga lihtne näide, eks ju, et kas sul on üks saunamaja või mitu maja, et üks põleb maha, seda järgmisesse. Jah, aga see oli see võib-olla hajususe suurem vaade ja mina usun sellesse, et tõesti teatud asju on võimalik kokku panna ja mitte raisata. Samas, kui me räägime seda, et IT ei peagi odav olema. Et võib-olla see hajusus tänu sellele, et me sinna rohkem investeerime, tagabki meile selle, et eri lokatsioonides hoides oma nagu andmeid, me oleme kaitstud, eks ju, et kui üks läheb katki, teine töötab ja nii edasi, et see on see mõttekäik. Igatahes praegu nende sõnumitega me rahvusvaheliselt külutame, et see on meie tugevus. Eks ju, nii kaua, kui me seda kontseptsiooni kuidagi pole ümber mänginud see riigisiseselt. Ja võib-olla üks asi veel, et mis selle hajususega, eks ju, või konsolideerimisega seostub, et see diskussioon, mis ka maailmas käib, on just, eks ju, see pilvetemaatika. Ma ei lähe sellesse sügavuti sisse, kuna see on nagu igal pool laual, siis ongi see, et kui suudetakse ära lahendada see zero trust nii-öelda printsiip, et teenuse osutaja ei pääse ka andmete ligi, siis on tegelikult see
pilveteenuste kasutamine ju hajususe mõttes ideaalne. Aga see suur diskussioon käib, et kuidas nii-öelda seda zero trust loogikat praktiliselt siis teha. Et lihtsalt, et teate, et siuke diskussioon küberis on hästi tugev. Ma tahan siia mängu ka oma valdkonna just rahvusvahelised normid. Et meil on ÜRO kontekstis on olnud pikalt suureks vaidluseks see, et okei, ÜROs meil on riigid otsustavad. Aga kuidas me kaasame teisi osapooli? Suurettevõtted, huvigrupid, kellel kõigil peaks olema ka oma sõna sekka öelda, et eriti just selle pilveteenuste poole liikumises. Et siin eelmised korrad sellises formaadis, nagu meil on see open-ended working group, kus ma ka osalen, venelased lihtsalt blokkisid ära ja osalemise ja sellised tegijad nagu Microsoft jäidki ukse taha neid. Aga no kuidas me arutame? Ilma nendeta ei ole nagu väga mõeldav, eks ju. Et kui sul sellised tech-hiiud ka jäävad välja, ja maailm on nii palju edasi arenenud, et ei ole ainult riikide pärusmaas. Just. Ja mõnes kohas täidabki õppis erasektor riigi funktsioone, nii et siis... Vaat see on ka võib-olla küberis oluline asi, et kui vaadata neid globaalseid trende, et aru saada, eks ju, kus need jõujooned lähevad, siis see ongi see, et see, kes omab taristut või teenuseid, kriitilisi teenuseid, selle käes on tegelikult ka see reaalne nagu kontroll või reaalne võim. Et see, nii nagu Tanel ütles, eks ju, need ongi just suurettevõtted. Nemad määravad, milline on see IT tulevik, milline on ka küberi tulevik. Ja sellepärast, eks ju, kui räägitakse sellest, et Euroopa Liit näiteks tahab kõrge riskiga teenuseid või kõrge riskiga tehnoloogiat, näiteks kuskilt Aasia poolt tulenevat tehnoloogiat piirata, siis selle üle käibki mäng. Selle üle käibki, et see, kes omistab neid või kelle omad need on, need määravad siis ka edaspidi, eks ju, tulevikku. See, mis Ukrainas toimub, seda me näeme praegu, kui siukest nagu, ma ei oska öelda, iganenud viisi sõjapidamiseks ei lõppe kummalegi osapoolele hästi, sealt ei tule mingit win-win olukorda, aga kui vaadata, kuidas maailmas dominantsi üle päriselt võideldakse, siis on see, et kellel on taristu, kellel on teenused, vähemalt IT-valdkonnas. Nii et see on hästi oluline koht, mida nagu ka riiklikust vaatevinklist õigesti reguleerida, ka Euroopa vaatevinklist. Selle tõttu, eks ju, Euroopa räägib järjest kõvema häälega strateegilisest autonoomiast, et teatud osa kompetentsi, teenuseid ja taristut oleks ikkagi Euroopas, mitte kuskil mujal maailmas. Nii et need on need suured küsimused, eks ju. Me ei hakka paneeli lõpetama veel, see kõlab juba nii hästi nagu siukse kokkuvõttena praegu. Ei, see on lihtsalt, et see, mis on, eks ju, nagu siis rahvusvahelised põhilised diskussiooni teemad küberis. Väga hea, me võime selle veel lõpus tagasi tulla, tahab ka küsida. Eesti esitluskeskusest. Ma tahtsin küsida seda, mis sa ütlesid, Tanel. Mis mõttes Venemaa blokkis Microsoftist? Microsoft Venemaal nagu töötas veel nagu enne seda, eks ju? Ei, Venemaa blokkis Microsofti osalemise koos teiste suurte ettevõtete ja huvigruppidega selles samas OEVG Open-Ended Working Group aruteludel. Et kus on tõesti kogu maailma riigi koos ja siis peaksid olema ka teised osapooled oma sõna sekka ütlemas. Aga jah, blokkis ära. Aga see oli juba natuke aega tagasi. Nüüd me oleme jõudmas mingisugusel kompromissile, et me siiski saame neid osapooli ka kaasata. Seal on veel üks küsimus, ma ei saa väga keerata ennast, sest... Ja tere, Priit Vinkel Riigi Akadeemiast. Selline küsimus, me oleme väga keerulises ajas praegu, meil on olnud mitmeid ÜRO siis üldkogu arutelusid, hääletusi. Rääkisime siin Eesti teenuste, Eesti koostöö nii-öelda müümisest, proomisest. Kas kuskil toimuvad mingid arutelud? Kas kuskil on mingid punased piirid, kollased piirid? Kellega koostööd teha, kellega mitte koostööd teha, kellega, meil on usual suspect on teada, kellega mitte koostööd teha. Aga kas see on kuidagi muutunud nüüd pärast seda kahekuulist protsessi, mis meil on hetkel käinud või mitte? On kuskil mingid arutelud käimas sel teemal? See küsimus on vist mulle. Ja me oleme mõtelnud selle peale ja mõtisklenud. Ja otsest sellist reeglistikku vähemalt Välisministeeriumi poolt me ei taha ette panna.
sellepärast, et sellega võib mõni beebi ka vanniveega alla minna. Ehk siis alati, kui on mingisuguseid kaasusi, kus on kõhklusi, siis võib alati Välisministeeriumi poole pöörduda ja me anname oma hinnangu. Või oma soovituse, et kas ta koostööd teha või mitte. Et siin on jah, just peaassamblee hääletused küll Venemaa inimõiguste nõukogust väljaviskamise kohta või ka Ukraina agressiooni resolutsiooni kohta, et me jälgime sellise asju väga hoolikalt. Ja sellest võib üht-teist järeldada, et tõesti, kellega on siis mõttekam võib-olla süvitsi rohkem koostööd teha või kellega võib teha mingi lihtsama projekti või kellega üldse mitte midagi teha. Et seda soovitust me saame kindlasti anda. Aga ma mõtlen seda, et kui projekti finantseerib Euroopa Liit, vaata, siis need piirangud tulevad sealt juba niikuinii. Nii et siis ei ole muret. Maarja Rannamäe, Eesti Infotehnoloogia Telekommunikatsiooni Liit. Selline küsimus, et kui rääkida Eesti eduloost, et siis selle üks nagu oluline komponent algusest peale on olnud see väga hea koostöö era- ja avaliku sektori vahel. Et väga palju asju on tehtud ikkagi erasektori poolt ja see on ka see alus, mida me praegu ka nagu väljapoole müüme. Et kuidas see on nagu nüüd muutunud, et võib-olla siin ITL-i vaatest vaadates me näeme, et see nii-öelda riigimajade kasv ja väga palju teenuseid on ikkagi riik ise nüüd võtnud ja nii-öelda ise teinud, et kuidas te seda näete, seda koostööd erasektoriga ja just ka nagu majanduse vaatest, ettevõtluse vaatest? See on väga hea küsimus, sest minu järgmine plokk mõttes oligi teema innovatsioon. Võib-olla vastake Maarja küsimusele ära ja siis me saame selle innoveerimise juurde ka minna. No ma võin võib-olla siis siseturvalisuse valdkonnast alustada, et jah, tõesti ma võib-olla olen kõige kinnisem, eks ju, koostöö mõistes organisatsioon. Pigem ostame siis nii-öelda töötunde, eks ju, mis ei tee rõõmu siis nii-öelda ettevõtetele, et siis ei saa justkui seda know-how'd ja seda teenuseks keerata. Ma arvan, selles vallas on kindlasti võimalik koostööd teha, aga ma toon teise näite, et kuidas leida see nagu bilanss, et meil oleks teatud kriitiliste teenuste osas oma oskusteave, et päriselt ka, kui ei ole teenust, siis me suudame seda nii-öelda ilusti ära osutada ja selle miinimumi tagada. Nüüd väljakutse on see, et kuidas nagu tekitada nüüd see nii-öelda müügivõimekus koostöös erasektorile, siis näiteks siseturvalisuse valdkonda. Selle peale tõesti niipidi pole keegi mõelnud. Ja tegelikult üks hea halb näide, seesama Maksu- ja Tolliameti näide, eks ju, et oli üks arendaja, kes arendas, siis suur korporatsioon ostis üle ja ütles, et rohkem ma teenuseid riigile ei tee ja maksis penalteid, eks ju, et kujutame ette, et meil on 112 erakätes, kelle ostetakse üle ja ta ütleb, et ta rohkem teenust ei osuta, mis me siis teeme. Et need on ka need küsimused, mis tuleb ausalt läbi mõelda ja paika panna, et mina olen seda usku, et teatud setup kriitilisi teenuseid koos arendus, haldus, teabega peab jääma riiki. Nüüd küsimus on selles, et kui me ka seda oskusteavet tahame laiendada, et mis mudel oleks siis ka seda know-how'd jagada siis Eesti ettevõtetega, et saaks seda edasi müüa. Et see on see debatt, mida kindlasti peaks pidama ja neid lahendusi otsima. Jah, ma olen ka natuke sama meelt, et minu meelest peaks nagu nii palju kui võimalik ostma teenust erasektorist, sest teist viisi, kuidas eks ju seda IT-edu ja kuulsust ka laia maailma viia ja seda müüa, ei ole lihtsalt. Et kui sul tekib, ettevõttel on väga hea, kui tal tekib läbi riigilepingu kompetents ja pädevus ja siis ta saab seda edu laiendada, eks ju, mujale. Aga tõepoolest teine koht on see, et kui kriitilised kohad, ütleme kas või nagu elektrooni identiteet, kui see baseerub ainult ühe ettevõtte teenuse osutamisel, siis on probleem. See on kõigi jaoks halb, nii nagu, eks ju, Janek ütles, et kui see teenus ära kaob, siis ju kogu erasektor ka kannatab. Ja see tasakaalu leidmine on tõesti hästi keeruline. Aga see lähtekoht peaks olema see, et kõik, mis võimalik, lükata erasse. Ja mina oma normide poole pealt. Asi, mida ma ise kindlasti tahan teha, on see, et kui me seisame kogu aeg selle eest, et selline multi-stakeholder approach peab olema tagatud, siis me ise ei ole seda väga teinud. Aga selle sama muutus teha. Ehk siis enne järgmist ÜRO läbirääkimiste vooru ma tahaksin kindlasti kokku kutsuda mingisuguse kärajad, et lihtsalt läbi arutada, kas või teadvustamise mõttes, et ka informeerida, et mis seisukohtadega meie sinna läheme, kuulata teiste osapoolte
nii ettevõtjate kui akadeemia seisukohti ja siis ka vastavalt kohandada meie sõnumeid. See on minu järgmine plaan. Väga hea, aga lähme innovatsiooni juurde. Janek, palju sul raha on? Tegelikult see ei olnud küsimus, mul oli küsimus ressursis selles vaates, et see oli see Star FM-i mäng, eks ju? Ma olen Raadio 2 kuulaja. Ja ma olen teiste mängudega seotud ja aga ühesõnaga ressursi küsimus, et palju teil ressurssi läheb sellise olemasoleva püsti hoidmisele. Sa rääksid tegelikult mitte õõvastavaid, aga päris nagu tõsiseid lugusid sellest, et on vaja paberilt saada nagu digitaalseks ja versus palju see osa teil ressursist, mis kulub sellise katsetamisele innovatsioonile. No ütleme niiviisi, et laias laastus, kui me võtame kogu eelarve, et see pole saladus, eks ju, circa 50 miljonit on SMIT-i eelarve, eks ju. Üks suurim, ütleme võib-olla IT-asutustest. Ja see jaguneb täpselt nii, et kuskil 25 on siis investeeringud, mis ongi nagu arendusinnovatsioon, 35 on personal ja kõik ülejäänud on nagu hooldus. Ja nii see jagunebki sisuliselt. Ja ma arvan, see on suht klassikaline jaotus ükskõik mis ettevõttes. Nüüd küsimus ongi pigem selles, et mina väidan, et meil on kahte sorti innovatsioon, et üks on see niinimetatud tehniline innovatsioon, et mida me ise tehnokraatidena saame sellest tehnilises maailmas paremaks teha. Ja teine on tegelikult see niinimetatud eluinnovatsioon või äriloogiline innovatsioon, mis tegelikult tuleb ju meie partneritelt, eks on ta siis, ma ei tea, päästja või politseinik. Ja läbi koostöö, läbi vajaduste, et see sama vana hea tõde, et saa aru sellest probleemist ja siis hakka mõtlema, kuida pidi see seda lahendada saad. Et päris palju ägedaid asju on tehtud, on ma ei tea, droonidega inimesi. Aga räägime lahendustest, sest ma arvan, see on kõige nagu arusaadavam pool sellest kogu jutust, et mis on need viimased kõige ägedamad lahendused. Ma kuulsin paar nädalat tagasi mingisugustest nendest dokumendi taotlemise mingisugused boksidest, et sa saad minna kuskile sisuliselt innovatsioon või mitte, aga päeva lõpuks, kui biomeetria on inimesele ära antud, eks ju, et siis sisuliselt kogu isikut dokumentide taotlemine toimuda kaugelt, eks ju. Et vähesed riigid suudavad sellist teenust pakkuda, et sisuliselt kodust oma mobiiltelefoniga ma tellin endale järgmise passi näiteks, eks ju. Me saame teha seda juba või? Ikka saame. Seal on tingimus, et biomeetria on eks antud või sõrmejälged. Aga mis see ajaline pool peab olema, millal see viimati antud? 5 aastat oli minu meelest see viimane ütleme, hõive siis see ametlik nimetus. Kindlasti maailmas toimib niisugused need ABC väravad, eks ju, lähen mööda, ma ei tea, lennujaamad kõik avaneb, ei pea midagi tegema ja nii edasi. Et igasugust andmesünteesi, tekstianalüüsi, kus inimest vahel ei ole, eks ju, et sa saad prognoosida midagi. Et niisuguseid lahendusi on päris palju ja kindlasti me teeme koostööd ka ju Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga läbi nende krattide programmide, kus tegelikult ka otsime neid kohti, kus siis läbi selle nii-öelda kratinduse on võimalik siis midagi paremaks saada või optimeerida. Ja võib-olla ka niisugune lihtne väike asi, aga teeme ka koostööd täitsa eraettevõtetega, ka nende naiskodukaitsetega, näiteks Ole valmimise äpp, varsti tuleb sinna teavituse tellimise võimalus, et kui keegi tahab ütleme endale mõned kriitilised kohad ära märkida, ma ei tea, kus vanaema elab, ema, kus ma ise käin, et siis kui midagi halba juhtub, hakkab sinna teade tuleb. Kui innovatsioon see on, aga siiamaani pole suudetud ära tehtud, et loodame, saame tehtud ja hakkab tööle. Nii et niisugused väiksed küll asjad, aga neid on tõesti palju. Et neid tuleb lihtsalt märgata, võib-olla me ka vähe räägime sellest, mida praegu on see koht, kus sa saad kõik selle välja rääkida. Kus me seda teeme. Ja plaan on ju palju tegelikult, et ka Riigikantselei ju lükkab seda niinimetatud innovatsiooni, eks ju, niisugust, kuidas mõtled siis, see on see innovatsiooni meeskond, eks ju, kes siis käib ministeeriumi pidi. Siseministeeriumi valdkonna poolt koostöös PPA-ga me läksime seda peatust 2.0 tegema, eks ju, et kui te mäletate, oli see, et ei ole IT, et ületad kiirust, eks ju, et sul ei tehta trahvi, lihtsalt seisad. Et kellegi jaoks see seitsmine on suurem nagu karistus kui see trahv, eks ju, et niisugused asjad, et see innovatsioon ei pea olema alati tehnoloogiline, et ta peab olema nagu käitumuslik. Et me läbi selle käitumismustri muutmise, kuhu me võtame tehnoloogia pardale, teeme midagi totaalselt teistsugust ja me mõjutame päriselt seda siis keskkonda, kus me elame, eks ju, et on ta siis tõesti rahunemine, kui ma liigun või on see mingi tark teelõik, eks ju, mis siis kiirust maha võtab või mis iganes, et neid võimalusi on päris palju. Aga kui avatud organisatsioon sisemiselt on ka sellist asjade nagu katsetamiseks, tegemiseks, mis me siin oleme ikka nagu politseinikud ju?
No ütleme niiviisi. Tegelikult politseinikud ja päästjad on väga innovaatilised ja päeva lõpuks ideid on väga palju, et võtame, ma ei tea, päästevaldkonna, et nad tegelikult unistavad sellest, et ongi nagu tark rüü sul peal, eks sa lähed sisse, tulevad kohe, eks ju, info selle kohta, ma ei tea, kui palav on, palju sul endal hapnikku sees, et ütleme, et kõik niisugused asjad on ka tegelikult tohutu innovatsioon, kuhu me pole täna jõudnud. Et selle kallal ka unistatakse, aga tehakse ja kui me võtame seda tehnoloogilist innovatsiooni, siis eelmine aasta esmakordselt oma siis üle 10 aasta ajaloos mittegi iseenda häkatoni, et vaatas selle peale, et kuidas me saame enda sees mingisuguseid tehnoloogilisi vidinaid muutes, mingisuguseid töölõike parandada ja seal tuli välja, et muidu häkatonil on ju niisugused meeskonnad, eks meil tuli üks tubli inimene, 3 päeva mõtles ja tegi niisuguse asja välja, et kus meil oli üks inimene tööl, et kui te käite mööda linna ringi, siis on igasugused, eks ju, kaamerad meil olemas ja kui toimub mingisugune kuritegu, siis on võimalik küsida, eks ju, sellest, ma ei tea, poe kaamerast seda lindistust, et siis vaadata, et kes seal olid. Ja tegelikult seal tavaliselt oli inimene vahel, et kontrollis on seal viirused ei ole, et nüüd on see asi, üks inimene istus 3 päeva, automatiseeris ära, üks nii-öelda töötaja, kes muidu võttis kõnesi vastu, saab nüüd midagi muud teha, eks ju. Et selles mõttes, see jällegi lihtsad asjad, minu usun, et see innovatsioon ongi lihtne. Me ei pea üle mõtlema, et me üldjuhul ma ei tea, kujutame midagi endale ette, aga niisugused väga konkreetsed töölõigud, mida me saame läbi tehnoloogia lihtsamaks, ma ei tea, läbipaistvamaks, ükskõik turvalisemaks teha, see on ka innovatsioon. Et ei tasu üle mõelda. Väga hea, ma arvan, et meil on palju uut sisendit meie enda esitlustesse võib-olla ka, sest siseturvalisuse valdkond on päris palju, mida me käest küsitakse ka. Mis te sellest, et me saame rääkida oma tarkadest politsei ja kiirabi ja autodest ja mingit telemeditsiinist, eks ju, aga need näited tegelikult haagivad ja see jutt just ka mõte, et asi ei ole alati tehnoloogias. Asi on tegelikult tervikus, et tehnoloogia mõnikord on lihtsalt abiks, eks ju. Üldjuhul ongi abiks. Just, väga hea. Ma arvan samamoodi, et tõesti üle ei ole mõtet mõelda, et meil on olnud siin aastate jooksul ka erinevaid näiteid, et mõni asutus on küsinud näiteks 2 miljonit eurot selleks, et teha andmebaas, kus on maksimaalselt 500 kirjat. Ilmselgelt sa võtad lihtsalt Exceli ja see innovatsioon on ammu tehtud. Geniaalne muidugi äriplaan. Mõttes raha panna, aga teisest küljest näiteks keeruliste asjade ära lahendamine, lihtsustamine, siin eks ju Raul Valteri firma on just hiljuti teinud sellise tööriista, millega saab infoturbe standardi rakendamist oluliselt lihtsustada. Selle peaks lihtsalt kasutusele võtma ja ära tegema ja ongi väga lihtne, eks ju, hoiad töötunde ja jõudu igatpidi kokku. Et nii nagu Janek ütles ka, et see innovatsioon tekib igal sammul, üle pole vaja mõelda. Küberturbe valdkonnast võib-olla üks asi, mida ma ise ootaks, on just need samad zero trust lahendused, et ma saan andmeid, kas või pilveteenustus või ükskõik kuidas käidada niimoodi, et see teenuse osutaja sinna sisse ei näe. Sellised lahendused, et seda ootaks pikki silmi. Ja muus osas vahest, ma ei tea, nii nagu Apple teeb lihtsalt toob rohelise telefoni ja ongi innovatsioon. Kõik ostavad järjekorras. Kõik ostavad, sest see on uus värv, et vahest saab ka lihtsalt teha. Ja ma arvan, et kui me mõtleme globaalses mõttes, siis ega teised riigid ei oota, kui me eks ju Eesti mingisugust kogemust või lahendust müüme, nad on tavaliselt oma digiarengust palju tagapool, nad ei oska nende täitsa uute asjadega midagi peale hakata, et väga tihti tahetakse hoopis pigem nii-öelda sammu tagasi astumist ja nende konkreetse mure lahendamist, mitte oma nii-öelda idee peale surumist. Kas andmesaatkond, Tanel, oli innovatsioon? Andmesaatkond kahtlemata oli innovatsioon ja jälle näitab, kuidas me mõtetes oleme olnud suunamudijad. Sest praegu on olukord Ukrainas, kasutada sellist meemilikku keelt, et say no more. Et see, kuidas ukrainlased on vajanud mingit taolist. Ukraina seda näidanud, et taolise lahenduse, et kui sa tõesti varundad või käitled ka jooksvalt riigi erinevad andmebaase kusagil mujal, geograafilises teises lokatsioonis, on ülioluline. Et ka meie pool vaadates julgeolekupilti loomulikult. Täna me saame sellest väärtusest tegelikult palju paremini aru, võib-olla siis, kui me seda aastaid tagasi alustasime. Absoluutselt. Ja küsimus ei ole lihtsalt selles, et kas mingid teenused jätkuvad, vaid tegelikkusest Ukraina puhul me räägime ju ometigi ka riigi järjepidevusest.
et vahepeal, kui siin kardeti, et oi, kas Venemaa võtab Kiievi ära ja siis oleks kohe tekkinud küsimus, oota, aga kus kohas on andmed? Kus kohas on näiteks rahvastikuregister, äriregister, maakataster ja kõik sellised asjad, mis näitavad omandit, näitavad omandust. Et need on üliolulised teemad ka riikliku järjepidevuse hoidmisel. Et absoluutselt andmesaatkond väga õige mõte. Väga hea. Võib-olla kuulajad ja vaatajad, kes ei tea, mis see andmesaatkond on, siis Eesti 2016 aastal, eks ju, sõlmis Luksemburgiga lepingu ja meil on sinna 10 põhi-Eesti registrit back-up itud. Ja see on meie nagu selline garantii digiriigi jätkumiseks, kui meil peaks mingisugune ökoloogiline keskkonna, mis iganes kriis siin tekkima, seda teist sõna ma ei nimeta. Aga mul tundub, et meil paneel hakkab läbi saama, meil on lõpuring. Nii et viimased mõtted ja sõnad ja siis tõmbame selle kokku. Janek? No jah, ma tulen jälle selle enda mõtte juurde tagasi, et innovatsioon on tegelikult väike võit, eks, et seda kindlasti meeles pidada 100% nõus. Meie valdkond peab rohkem nagu avatud olema just selle koostöö mõistes, et just nende nagu mudelite osas ja vormide osas, et päriselt, kuidas me siis seda meie Eestit veel suuremaks teeme globaalselt. Ja tegelikult ka kutsun üles rohkem niukseid ka, ma ei tea, koolitusseminarpäeva korraldama, kui me saame füüsiliselt olema, et niisugune mõttevahetus on alati tore. Ma ütleks, et 2 asja. Et üks on see, et nüüd ilmselgelt sõda Ukrainas on pannud kogu julgeoleku valdkonna fookusesse ja see tähendab seda, et julgeolek müüb. Ehk me peaks oma riigi IT või üldse nagu IT müümisel võtma arvesse, et turvalisus ongi innovatsioon. Et siin võiks paralleeli tuua nagu autotööstusega. Kui sa ostad uue auto, sa tahad, et seal oleks sensorid, andurid, turvapadjad, igasugused ekraanid, automaatika. Et me võiks nagu IT-s näha ka, et innovatsioon ja küberturvalisus pole kuidagi eraldi, vaid küber ongi innovatsiooni osa. See on aspekt, mis on väga suur osa innovatsioonist ja praegu selle kaudu, eks asju müüa on, ma arvan, et väga õige aeg. Ja teine asi on see, et meil on ikkagi super lahe see showroom siin. Nii et kasutame seda täiega ära, et see on väga vinge. See on meie showroom. Kõigi meie oma, eks ju, et see on väga tähtis. Ja kui mina ei räägiks rahvusvahelisest koostööst, siis ma ei oleks diplomaat. Minu mõte on ka see, et lisaks sellele, et me peame veelgi paremini müüma oma lahendusi ja tõesti selle kuidagi ka rahalisse vääringusse panevad. Et me oleme sellest rääkinud aastaid ju tegelikult. Seal tuleb kõvasti tööd veel teha, aga mis nagu näiteks Euroopa Liidu tasemel on saanud ka sellised mainstream teemaks on Team Europe. Ehk siis kuidas Euroopa Liidu riigid ise teevad koostööd mingite lahenduste otsimisel või projekti läbiviimisel ja kus ka selle Team Europe Initiative raames on ka võimalik ka mingit lisarahastus näiteks saada ja mingi palju suuremaid asju teha. Et just see koostöö, et ärgem ka kartkem seda, et mõtleme mingisugused lahendusi teiste koos välja, et me ei pea kõik siin lihtsalt üksinda tegema. Väga hea. No mina noppisin sellest vestlusest välja sellised märksõnad, et Eesti on küll väike, aga ta on väga korralik suunamudija valdkondades, eks ju. Õppused on business case. Et see tuleb erasektoril jätta endale meelde ja hakata müüma. Ja teine minust, mis on hästi oluline just selles julgeoleku valguses praegu, et me tegelikult ikkagi ole valmis äpp, selles mõttes me oleme valmis, et me oleme planeerinud, me oleme õppused teinud, me oleme kriisideks igapidi valmis. Ja siis meil üks Vene pardi ja paberinali ka, et loodan, et see jäi teile ka meelde. Aga mina tänan, oli jälle väga põnev. Ma loodan, et me saame varsti peagi jälle samasuguse koolituse paneeli läbi viia uues koosseisus.